tere tulemast vaatama operatsioonisüsteemid kursuse õppevideo teemal IP ruutimine. Käesoleva praktikumi eesmärgiks on tutvustada IP-pakettide ruutimist läbi mitme võrgu ehk lihtsustatud kujul interneti töötamist. Praktikumi põhiliseks skeemiks, mille kallal me töötame, on järgmine. Meil on olemas klientarvuti, mis saab endale .66 lõpuga IP aadressi. Ja interneti VirtualBox Host Only liidesest ehk siis võrguühenduse. Ja käesoleval joonisel kasutame siis X-i, mis praktikumi juhendis on määratletud kui teie matrikli numbri 2 viimast kohta. Ehk siis olenevalt tudengist võib see olla näiteks 10, 18, 99 ja siis tuleb siin kliendi juures võrgus lisada sinna +1 ja esimesel ruuter 2 ja ruuter 1 vahel jääb siis see nii-öelda matrikli 2 viimast kohta. Ja need .1, .2 ruuter 1 ja ruuter 2 juures tähendavad siis vastava alamvõrgu IP aadressi. Ning internet tuleb meile siia skeemile NAT liidesest ehk siit paremalt poolt. Ja praktikumi eesmärgiks on võtta 3 väga lihtsat virtuaalmasinat, millel on võrguliidesed seadistamata või täpsemalt vaikeseadistuses. Ja teie eesmärk on siis seadistada arvuti 1 ja 2, siis ruuter 9 ja ruuter 8 vastavalt, edastama pakette internetti ning klientarvuti peaks siis pääsema läbi ruuter 2 ja ruuter 1 internetti. Interneti probleemid või see, et kuidas ühendada internetti, on väga levinud just ka operatsioonisüsteemides ja arvutimuredes ja sellepärast on ka siis siin aines vastav teema käsitletud, sest mitte kõik käesoleva aine kuulajaid ei lähe hiljem võtma eraldiseisvat ainet võrgutehnoloogia, mida Tartu Ülikool pakub. Ja juhendis on detailselt kirjeldatud, mida tegema peab. Alguses siis me peaksime looma 3 erinevat virtuaalmasinat link clone'iga. Näidis OVA on siis ette antud ja selle saab siit alla laadida mugavalt save link käes parema klahviga. Ning siis ta pakub, kuhu seda salvestada. Järgnevalt, kui te olete virtuaalmasinad alla laadinud, loonud 3 klooni, siis te peaksite selle ära seadistama. Niiviisi, et meil oleks siis seadistatud erinevad alamvõrgud. Mina võtan siit praegu näiteks ruuter 1 seadistuse lahti. Ja ruuter 1 seadistusel siis on meil network vaates, adapter 1 on NAT liidese külge ühendatud ja adapter 2. Minu puhul siis host only adapter 4. Teie puhul on siis see, kas siis üldse ei ole numbrit või number 1 või 2, olenevalt sellest, kuidas teil see numeratsioon on seal. Ja vaatame siis ka ruuter 2 seadistust. Ruuter 2 on meil siis networki all olemas, adapter 1 on meil host only adapter 4, seesama, mis siis ruuter 1-lgi. Ja adapter 2 on siis järgmine alamvõrk, nii-öelda host only adapter 5. Et siis ruuter 1 ja 2 vahel on meil üks host only alamvõrk ja ruuter 2 ja kliendi vahel järgmine. Järgnevalt te peaksite lugema lisaks või mööda tuletama loenguslaididelt näiteks elementaarse info, mis asi on IP aadress ja kuidas neid seadistada. Ning järgnevalt siis saategi need virtuaalmasinad käivitada ja seadistada vastavalt siis IP aadressid. Ruuter 2 on meil näha, et meil on kenasti seadistatud ehk 0 ja ehk 1 liidesed, ehk 0 siis vastavalt 198.168.1.2 aadressiga ja et 1 liidet siis 192.168.2.65 aadressiga. Ning ruuter 1 on meil siis ehk 0 saab enda interneti või siis IP aadressi automaatselt NAT liidesest 10.0.2.15
ja ET1-s on meil siis vastavalt olemas see IP aadress, mis me panime siin praegu siis 192.168.1.1. Järgnevalt on meil siis vaja proovida pingi ühendustega, et kas me saame vastavate seadmete vahel ühendust. Ja seda siis alustame sealt ruuter 1-st näiteks, proovime ping ja proovime siis saada ruuter 2 ühendust. 192.168.2. Vabandust, proovime kõigepealt punkt 1 ja siis punkt 2. Ja näeme kenasti, et see ruuter 2 siis vastab meile. Minul on siis praktikumi juhend juba lõpuni tehtud ja kui te teete seal paar täiendavat käsku juhendist ära, siis te saate kenasti pingida ka juba ruuter 2 teist liidest. Hoiatan juhendis alguses see ei tööta, seal on lõpus vaja paar täiendavat käsku teha, et see hakkaks kõik teil kenasti tööle, mida me kutsume siis nii-öelda liideste vaheliseks forwardingiks seal. 2.65 ja saame kenasti ühendada ning saame tegelikult ka siit kenasti klienti pingida. Samuti on sealt ruuter 1-st võimalik siis pingida interneti aadressit. Interneti aadressiteks mulle meeldib kasutada siis näidet 8.8.8. Nii ja sealt kenasti saab. Ja näitame siis ka, et kliendist asjad töötavad. Samamoodi saaksime ping-käske kasutada, aga siin me siis eelistame kasutada mtr-käsku, mis näitab meile veidike täpsemalt, kui kaugele see päringud siis jõuavad. Ja ma käivitan siis selle mtr-käsu, mis siis praegu meil kenasti näitab, et me saame Google'i avaliku DNS-serveriga ühendust ja ilusti on seal olemas siis punkt 2 hop ja punkt 1 hop ehk siis vastavalt ruuter 2 ja ruuter 1 nii-öelda on kenasti seal skeemi peal või nimekirjas ka olemas. Selle jaoks, et siis nimelahendus töötaks, me peame kirjutama faili nimega etc.resolve.conf, peaksime kirjutama siis IP aadressi. Praegu me näeme, et seal on kenasti nameserver 1.1.1.1 olemas, mis on teine levinud avalik nimeserver ja selle siis me oleme seadistanud failis etc network ja interface'is, kus siis on kenasti vastavalt juhendile gateway ja DNS nameserver liides olemas. Ja vaatame nüüd siis seda pilti, mida te peaksite praktikumi lõpuks tegema www.neti.ee. Ja see siis näitab meile, millised sammud või siis nii-öelda teisipidi, et millised nii-öelda eraldiseisvad ruuterid peab see interneti ühenduv pakett tegema, enne kui see jõuab siis neti.ee serverile. Selle pildiga tegelikult siis te saaksitegi kenasti praktikumi arvestatud. Mida veel siis praktikumi kohta öelda on see, et kui teil tekivad mingisugused vead, siis jälgige juhendit, proovige aru saada, et kus meil on millised nii-öelda tegevused juba tehtud või mitte. Et ma võin siin taustale veel näidata seda, et siin testime ühendusi naabritega plokis on ilusti öeldud, millised ühendused peavad töötama, millised mitte tollel hetkel. Kui me läheme juhendiga edasi, siis me paneme siia ruutkäsud, mis siis ütleb, kuidas me kuhugi ühendame. Näiteks ma võin siin ruuter 2-s näidata meile IP ruut väljundit ja ruuter 2-l me pidime siis kenasti panema default selle ruudi sinna juurde ehk siis kus asub internet, sest vaikimisi arvuti oskab pakette saata ainult nendele võrkudele, mis on nendega otse ühendatud, aga interneti IP aadressid võivad olla suvalised IP vahemikust. Ja hästi oluline on siis see osa, mis mul siin ka allpool märgistatud juhendis on, et sudo -i ja siin olge siis hästi ettevaatlik, et ei tee trükivigu, kus siis kumbagi faili echo käsuga me tegelikult paneme väärtuse 1 ehk siis tähendab, et me lubame IP forwardingi. Siis nagu juhend ütleb, lõpuks tekib teil selline kena pilt mtr käsuga. Juhendis on see pilt natuke erinev võrreldes sellest, mis ma praeguses videos näitasin, sest tulenevalt distantsõppe
nõuetest, siis ma hetkel salvestan seda video ka enda kodust, mitte ülikooli võrgust, nagu seal näidispildi peal on. Ja ma loodan siis, et kõik tudengid saavad selle ülesandega selle näidisvideo abil nüüd kenasti hakkama ja siis on võimelised iseseisvalt selle ära lahendama. Tänan kuulamast ja edu praktikumi lahendamisega!